Tegemist on siis mereväe miinituukri üksuse iga-aastase välilaagriga, jäälaagriks kutsume seda. Ja siin oleme siis 10 miinituukrit pluss Päästeameti demineerijad pommirühmast tuukrid. Nad on kolmekesi ja harjutame siis jääsukeldumisprotseduure, mis on ette nähtud, siis jääsukeldumine natukene erinev tavasukeldumisest. Siin on ilmastik mängib rolli ja loomulikult kõik need olud, mis siin täna on küll natukene kehvemad, et seda külma ja jääd ei ole piisavalt, aga sukeldumist jää pealt võimaldab meil teha. Jääpaksus on selline 10–15 sentimeetrit, mis on täiesti piisav selle jaoks, et sukeldumist teostada. Ja loomulikult ka õppelõhkekehi otsime siit Linderahu saare ümbrusest Karujärvelt. Et siin Karujärvel oleme käinud 3 viimast aastat, aga see jäälaagri traditsioon on meil pikem. Korra aastas käia nii-öelda Tallinnast väljas ja neid jääolusid testida. Te olete nüüd mõned päevad juba siin Karujärvel kohal olnud, et kuidas siiamaani on õppus läinud, kas olete rahul jäänud? Olete täitnud oma eesmärke? Jaa, seda küll, et me toome kõik siia oma välilaagri siia kohale, paneme selle püsti, laotame enda asjad siia nii-öelda laiali. Küll on ilmastik natukene mitte meid soosiv olnud seekord, et külma ja lund ootasime rohkem, et tehnikaga kahjuks me siia jää peale minna ei saa, et on vaja siis nii-öelda pikad kelgumatkad ette võtta, et saaks sukeldumiskohta minna, kuna siis tõesti see jääolud on siis kehvad, et meid ei võimalda siin jää peale minna, et vesi, vaba vett on siin ääres, aga üldiselt jah, ta täidab ikka oma eesmärki, et muidugi kui on rohkem temperatuur kõrgem, et miinuskraadid on, et siis tuleb see varustuse koha pealt välja, et mis võib ära külmuda ja mis ei külmu ja kuidas me sellega siis toime tuleme, et aga praegu seda külmumise ohtu nii-öelda varustusel ei ole. Kas te olete leidnud lisaks õppelõhkekehadele ka mingisuguse päris lõhkekehi? Seekord ei ole veel leidnud, et praegu meil sukeldumised just hetkel ka käivad ja seda neid jätkame ka homme. Et võib-olla tuleb, siis märgime ära, anname Päästeametile sellest teada ja Päästeamet siis tegeleb ise edasi nendega.